Tere tulemast tagasi teise eesti keele tundi. Ikka on meil veel 30. aprill ja neljapäev. Nii, ja me alustame seda teist tundi siis ühe töölehe täitmisega. Et ole hea ja vaata oma kilekausta vahelt, kas sul on samasugune tööleht seal olemas, loomamõistatused. Võid vahepeal stoppi panna ja minna seda töölehte otsima. Mina ootan sind. Nii, ma loodan, et sa leidsid endale selle töölehe üles. Ja nüüd teemegi koos, et täidame koos selle töölehe ära. Et ma usun, et sa saaksid sellega ise üksi ka hakkama, aga vahetevahel on koos ka midagi lõbus teha, eks ole? Nii, ja loomamõistatused. Ülesandeks on ühenda mõistatus õige pildiga. Nii, vaatame kõigepealt, kes siin pildi peal üldse on. Siil, karu, põder, tigu, rähn, ilves, metssiga ja konn. Nii, vaatame, kas me leiame nad kirjelduse järgi ka siis või mõistatuste sees üles. Ja esimene küsimus. Aga jälle, enne kui me seda tegema hakkame, siis on sul meeles, kuidas me selliseid töid tegime? Tegime nii, et ei hakanud jooni vedama, et ei tekiks seda hirmsat tämbliku võrku sinna, vaid kuna siin on ka praegu igal küsimusel on number ees olemas, siis kirjutagi iga looma pildi juurde vastav number, eks ole? Nii, ja võtame esimese. Okkaline kui ohakas, ümmargune kui kera. No juba kuulen teie hääli. Loomulikult on see siil, nii et ole hea, kirjuta siili juurde number 1. Loeme järgmist. Kes raiub puid ilma kirveta? Kes raiub puid ilma kirveta? No nii, millisel loomal siis nüüd kirvest ei ole, aga raiduda puid ta siis raiuda nagu oskab. Nii, kes pakkus rähn? Väga õige. Number 2 läheb siis rähni juurde, sest tõepoolest, eks tal on hästi terav nokk ja tugev nokk ja sellega ta täristab niimoodi, kui ta seal puu seest otsib tõuke ja muid putukaid taga, eks ole. Nii, number 3. Kargan kuival, ujun vees, olen mõlemal pool mees. Kargan kuival, ujun vees, olen mõlemal pool mees. No missugune nendest loomadest võiks siis elada nii kuival maal kui vees? Konn, loomulikult. Nii, no, number 3 läheb siis konna juurde kirja. Võtame number 4. Mees kannab maja. Mees kannab maja. Millisel loomal on maja seljas? Tigu, õige. Teol on maja seljas. Kirjuta number 4 Teo juurde. Järgmine 5. 9 mehe ramm, 1 mehe mõistus. 9 mehe ramm, 1 mehe mõistus. No kes võiks nendest loomadest selline suur ja tugev olla? No, paistab nii põder kui karu, eks ole? Et kumba sa siis valid? Karu, ma arvan ka, et valime karu. Nii, ja number 5 läheb siis karu juurde kirja. Number 6. Kannab nagi kaasas, aga oma kasukat sinna ei riputa. Kannab nagi kaasas, aga oma kasukat sinna ei riputa. No missugusel loomal võiks olla nagi? Ehk varn, eks ole, et sinna, kuhu siis nagu riideid riputatakse. Kui kellelgi on äkki kas kuskil maakodus või on käinud mõnes sellises puhkepaigas, kus mingis turismitalus, kus näiteks tegeldaksegi jahindusega, siis seal võib olla, et näiteks kui põdrad oma sarved mingil hetkel maha kukutavad või siis kui nad on omavahel niimoodi võitlust pidanud, siis kukuvad neil ka need sarved sealt ära. Siis mõned inimesed on nad, eriti ka jahimehed muidugi, on korjanud need sarved üles ja teinud nendest sellised vahvad riidenagid, kuhu saab riideid riputada.
Nii et vastus juba käes, eks ole, oma kasukata sinna ei riputa, see on siis põder. Number 6 läheb põdra juurde. Number 7. Noorelt vöödiline, vanalt karvane, künnab maad kui pöörane. No kui meil nüüd on 2 looma veel järgi jäänud, no siis kumb neist võiks nüüd olla? Noorelt vöödiline, vanalt karvane, künnab maad kui pöörane. Ehk siis, kelle pojad on vöödilised, kui nad sünnivad, kas sa tead? Nii, kui sa ei teadnud, siis need on metssea-põrsad. Et näitaks sulle kohe muidugi pilti ka, aga lõpetame ennem selle ära, siis ma saan, kuna me hakkame tegelema täna nagunii veel infootsinguga, siis ma näitan sulle, kuidas seda pilti üles otsida. Nii, noorelt vöödiline, vanalt karvane, künnab maad kui pöörane, on siis metssiga. Number 7 metssea juurde. Nii ja 1 ongi meil üle jäänud. 8. Kõnnib metsas isepäi, väike venda kodus vaatamas ei käi. Jaa, see on nüüd Ilves. Kes see tema väike vend on? Ta on kass, loomulikult ta on kassiga üsna sarnane ja kuulub kasslaste sugukonda, eks ole. Nii, aga nagu lubasin, ma kohe katsun siis otsida üles ka selle põrsa pildi, aga enne kui me sinna läheme, siis sina nii kaua võta välja oma õpik, mina otsin sulle selle põrsa pildi ja sina võta lahti eesti keele õpik leheküljel 50. Leheküljel 50. Nii, opla ja kohe otsin nii kaua kui sina. Nii, vaatan kohe, mis ma sulle siia sain. Nii, ja ongi olemas metssea-põrsad. Kui sa nüüd vaatad neid vahvaid triibulisi, armsaid väikseid loomakesi, siin on päris mitu pilti. Et väiksena metssea-põrsad sünnivad siis selliste triibulistena. Nii, aga läheme siis õpiku juurde, ma panen selle akna kinni. Ja otsin kohe välja teise tausta. Nii kaua, et sul siis väga igav ei oleks. Nii, lehekülg 50. Seal üleval istub üks vahva poiss, kellel on päris palju mõtteid peas. Ma usun, et sinul ka vahest on päris palju mõtteid peas ja sa ei teagi kohe, kust kõikidele nendele küsimustele, mis sul tekib, vastust leida. Sest tihtipeale me küll küsime ema ja isa käest, aga võib juhtuda, et neil ei ole aega selleks. Mingid muud tähtsamad asjad on parasjagu nagu käsil ja kohe ei tea ja ei leiagi vastust. Aga mida saad siis sina teha, et iseenda küsimustele vastuseid leida? Vaatame, mida see poiss seal küsib. Millal ja kus mammutid elasid? Kas Eestist on leitud mammutiluid? Miks mammuteid enam ei ole? Need on väga vahvad küsimused ja kohe me vastame ka nendele küsimustele. Ma näitan teile ka, ma tegin ühe väga vahva sellise slideshow ja kohe näitan ma sulle seda slideshow ka, aga ennem vaatame veel seda lehekülge, eks? Et mul ei ole kahjuks seda pilti sulle siia ette panna, aga sul on ju õpik ees ja sa ise näed, eks ole. Ja loeme selle pildi alt olevat teksti. Kui sa soovid saada vastuseid oma küsimustele või lihtsalt midagi uut teada saada, siis on sul mitu võimalust. Võid küsida õpetajalt või vanematelt, seda me juba arutasime, eks ole. Otsida internetist, minna muuseumisse. Ma praegu sa kahjuks muuseumisse minna ei saa nii kaua, kui meil see karantiin siin kestab. Aga et kui jälle muuseumid lahti tulevad, siis see võimalus on sul olemas. Sirvida ajakirju, kui äkki on ema-isa koju tellinud mingeid loodusajakirju, siis on võimalik neid seal vaadata. Või teinekord näiteks ka raamatukogudes on väga palju erinevaid ajakirju ja seal on päris põnev aega veeta. Aga jällegi, nii kaua kui raamatukogud meil kinni on, nii kaua ma sinna kahjuks ei pääse. Lugeda raamatuid.
see on ka väga vahva mõte, eks ole. Ma usun, et sul on ka kodus kindlasti palju raamatuid, mida lugeda. Mitte ainult siis neid juturaamatuid, millest me oleme rääkinud, vaid tõepoolest ka erinevaid võib-olla selliseid raamatuid, mis siis puudutavad loodust ja loomi ja muid selliseid teadusküsimusi. Et äkki sa ei olegi vaadanud selliseid raamatuid või ajakirju, mis sul seal raamaturiiulis on, et vahest võiks olla päris põnev uurida ja vaadata, mis teie koduraamaturiiulis on. Nii, aga vaatame siis natukene allapoole ka. Näed, sul ongi siia ära toodud ajakirjade pildid, eks ole. Siis on seal üks tore raamat, teaduse lugu. Ja nüüd on seal kõrval veel ära toodud arvutipilt, kus on siis internet ja kus on muuseumid ja selle muuseumi pildi juurde on kirjutatud jääaja keskus. Nii, ja mina näitaks sulle ka sellist pilti internetist jääaja keskus. Et kui sa sinna otsingu riba peale, kohe näitan sulle seda ka, kuidas seda teha, otsingu riba peale sisse tooksid jääaja keskus, siis sealt leiab koha, kus see paik asub, kus see muuseum asub, kuhu saaks sõita ja minna. Tavaliselt kooliga või klassiga me käime seal 4. klassis, aga sellest ei ole mitte midagi, kui te vanematega näiteks sinna ka varem lähete. Ja siin on hästi palju infot on siis selle kohta, mida see jääaja keskus teile pakub. Ja kui ma nüüd siia allapoole kerin, siis ohoo, esimene korrus, jääaeg ja jää meie ajas. Et seal on tõepoolest olemas ka mammuti topis ja need inimesed räägivad teile seal siis lähemalt, kuidas see mammuti topis sinna saanud on. Siis, nagu näha, teisel korrusel on jääaja jäljed Eestimaa pinnal, 3. korrusel, kas tulevik sõltub meist ja kui pildi pealt hästi vaadata, siis on näha seal jääkaru ka. Ja siin on kirjas ka, et 3. korrusel ootab teid elu suuruses jääkaru Frans. Tegemist on siis Tallinna loomaaias elanud jääkaru Fransu topisega. Et mis need topised on ja kuidas neid tehakse, nendest tegelikult nendes muuseumites räägitakse ka. Nii, aga nüüd, kuidas siis informatsiooni kätte saada? Ja kuna meil sellel nädalal oli jutuks mammutid, siis näitan ma sulle ka, kuidas siis internetist otsida mammutite kohta informatsiooni. Ma tean, et mõni teist on juba otsinud, sellepärast, et see kodune ülesanne, mille ma teile ühes tunnis siin andsin küsimused mammutite kohta, mäletate? Siis need lapsed, kes jõudsid mulle need tööd ära saata, siis ma vaatasin, et mõni vist on juba kuskilt informatsiooni jõudnud otsida. Aga väga tublid, et te ise ka juba sellist infot otsite. Nii, panen selle akna kinni ja võtan siit kohe lahti järgmise. See tähendab, et kui sa võtad endal internetilehekülje lahti, no ma võtan päris uue lehekülje, näiteks Google'i, siis selle otsingu riba peale saad kirjutada näiteks mammut. Mammut, vajutada enter ja nüüd ta lööb sulle siia ette sellise teksti. Ja võidki hakata järjest siis vaatama, mida kuskil kirjutatakse. No, esimene selline link, mille nad meile annavad, on Wikipedia. Kui nüüd siia peale klõpsata, siis ta lööb meile ette sellise vaba entsüklopeedia lehekülje ja siin on kohe hästi palju teksti selle kohta, mida on siis kokku korjatud infona mammutite kohta. Siin on näha väikest pilti ka mammutipoja mudeli kohta ja etteruttavalt võin sulle öelda, et see mammutipoeg on tõepoolest ka leitud ja leitud siis tõenäoliselt Venemaalt, kui ma õigesti mäletan. Aga siin on hästi palju selle kohta informatsiooni, et kes viitsib ja jaksab, siis võib selle kohta lugeda. Ja mida rohkem sa loed, tuletan sulle meelde, seda parem sulle. Nii et väga palju huvitavat informatsiooni võib leida sellisest kohast nagu Wikipedia. Nii, lähen noolega tagasi ja võtan järgmise koha. Siin on selline aadress nagu mammut.com. Nii, no kui ma nüüd lahti klõpsan, siis tõenäoliselt tuleb siia ette inglisekeelne tekst, eks ole. Ja mida iganes nad siis siin räägivad, mulle tundub, et see pigem ei räägi mammutitest, vaid räägib hoopis
nendest riietest ja kottidest ja millest kõigest veel, et ka selliseid asju võib ette tulla, eks ole, et kui sa sellist infootsingut nagu teed. Nii, järgmine ongi jääaeg.ee. Kas mammut on karvane elevant? Selline küsimus. Ja seal jääaja leheküljel me käisime, aga nüüd see jääaja lehekülg annab meile siia sellise pika artikli. See on siis Jääaja Keskuse õppematerjal, nagu siin on näha kirjas. Kas mammut on karvane elevant? Kes on mammut? Meetrised karvad, paks rasvakiht, soojust talletav vereringe. Siit saab veel päris palju informatsiooni mammutite kohta. Nii et kellele huvi pakub, jällegi saad lugeda. Nii, aga võtan järgmise asja, mida me siis näiteks otsida võiksime ja see on, kui sa algul oled siin selle esimese lehekülje peal, kus ta näitab mammutite kohta informatsiooni, siis vaatasin ülemises reas on sõna pildid. Ja kui sa siia pildid peale klõpsad, siis tulevadki sulle ette erinevad pildid selle kohta, missuguse otsingusõna sa oled siia sisse pannud. Et vaevalt, et nüüd ühtegi pilti siin hetkel mammuti kohta on päriselt pildistatud, sest ei ole säilinud selliseid pilte ja sel ajal, kui mammutid elasid ja inimesed ka nendega koos olid, siis kindlasti ei saanud inimene ennast koos mammutiga pildistada. Nii et need on tehtud teatud arvutiprogrammidega. Aga kindlasti on ka mingisugused muuseumi eksponaadid, näiteks nagu siin see äärmine, kui ma selle nüüd lahti klõpsan, siis mina jään ette. Ma tõstan ennast kohe natukeseks kõrvale. Ja näed, siin kohe kõrval on siis näha selle mammuti luustik. Et see on ka ühes sellises muuseumis üleval, siin allpool on neid veel. Et kellele pakub huvi, siis pilte saad ka, eks ole, siit nagu vaadata. Nii, tõstan ennast jälle tagasi. Ja mida siis siit veel saab vaadata? Edasi, kui sa vaatad, on kaardid. Nii, siin ta toob selle mammuti nimetusega erinevad, kas siis mingisuguste asutuste või kohtade nimed, et see väga võib-olla sulle huvi ei paku. Aga jälle, ülevalt noolega saad tagasi liikuda. Nii. Ja järgmine on siis videod, et kõik videod, mis siis näiteks on mammutite kohta tehtud, leiad siis siit üles. Et sellist otsingut saad sa siis teha. Nii, samas kui tuli juttu ka elevandist, siis mina kohe klõpsan siia kõrval lehe peale, mille ma olin lahti teinud ja mina juba panin otsingu sõna elevandid sisse. Nii et ka elevandi kohta võid täpselt samamoodi leida samasugust informatsiooni nagu mammuti kohta. Et kui klõpsan jälle siia esimese lingi peale, siis jällegi annab ette meile Wikipedia lehekülje, kus on siis juttu palju elevantidest. Kui kõrgeks nad kasvavad, mida nad söövad, kus nad elavad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii, aga panen praegu need leheküljed kinni ja tahaksin nüüd sulle hoopis, seda ma seal räägin siin ka, aga tahan sulle näidata ühte sellist slideshow'd, mida ma teie jaoks siis nagu koostasin. Et nagu ütlesin, meil olid küsimused alguses, eks ole? Ja need küsimused, nende küsimuste põhjal pidid siis sina tegema sellise fantaasia vastamise. Et sa ei pidanud täpselt teadma, kus mammutid elavad, kui suured on ja nii edasi, sa võisid neid välja pakkuda. Ja mina tegin nüüd teie tööde põhjal kokkuvõtte. Et selles slideshow's on nüüd olemas mul nende laste tööd, kes jõudsid mulle õigeks ajaks asjad ära saata. Siin on ka teie pildid, aga ma lisasin siia juurde ka sellised huvitavad faktid mammutite kohta, et mis on siis nagu välja juba otsitud. Nii et ma usun, et me saame päris palju huvitavaid asju sinuga siit teada. Nii, ja läheme siis esimese slaidi juurde. Nii, mammut. Siin on siis mammuti pilt
ja see ei ole tõepoolest mitte fotoaparaadiga tehtud, vaid mingi Photoshopiga, ma usun, aga et sa siis näeksid, missugune ta välja näeb. Nii, ja võtame esimese küsimuse. Ja esimene küsimus oli, kui palju võis mammut kaaluda, mitu tonni? Et sina pakkusid välja, et erinevaid selliseid pakkumisi tuli, et ta võis kaaluda 222 tonni või 12 tonni või 5 tonni või 7 tonni või 4 tonni või 10 või 8 tonni. See oli siis see, mida teie pakkusite. Tegelikkuses on aga natukene teadlased ja arheoloogid neid asju uurinud ja on kirja pannud ja siis need andmeid on siis erinevate selliste raamatute ja lehekülgede pealt saadud ja ma olen teinud ühe hästi lühikese kokkuvõtte. Et mammut võis kaaluda 12 tonni, väiksemad alla 2 tonni. Isased olid suuremad ja emased olid väiksemad loomad. Nii, lähme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus oli, mitme meetri kõrguseks võis mammut kasvada? Teie pakkusite, et ta võis kasvada 5 meetri, keegi pakkus 10, siis pakuti 2 meetri, 4 meetri ja 6 meetri kõrguseks. Kas sa mäletad, kui me sinuga matemaatikatunnis koolis mõõtsime klassi pikkust? Siis me saime 8-9 meetrit, eks ole. Ja kui me selle pikkuse nüüd niimoodi püsti tõstame, siis olekski see 8-9 meetrit, et see oleks päris kõrge. Tegelikkuses aga suuremad mammutid olid siis 5 meetri kõrgused ja väiksemad alla 2 meetri, et väga sellised kõrged nad ei olnudki, nagu välja tuli. Nii, järgmine küsimus oli meil, mitme meetri pikkuseks võisid kasvada mammuti kihvad? Teie pakkusite, ma panin siia alla ainult 3 numbrit, sest teil need numbrid kordusid. Te pakkusite, et siis kas 2 meetri, 3 meetri või 4 meetri pikkuseks. Selline vastus siis, mille nagu mina leidsin, oli pikkus kuni 4 meetrit ja kaalusid nad kuni 100 kilogrammi. Üks kihv võis kaaluda siis 100 kilogrammi. See on ikka päris raske, et kui üks selline suurem mees võiks kaaluda 100 kilogrammi, siis kujutad ette, et see üks kihv talas kaalub seal 100 kilogrammi. See on ikka päris raske. Nii, pikad olid need kihvad aga selleks, et lume alt toitu kätte saada ja võidelda. Sellepärast siis olid mammutil sellised suured ja pikad kihvad. Nii, lähme edasi. Kas ma nüüd hüppasin liiga kaugele? Ja, tulen tagasi. Mitu liiki mammuteid võis olemas olla? Teie pakkusite, et 10 liiki, 5, keegi pakkus 100 000, siis pakuti 8, 3, pakuti, et ainult 1 liik, 11 liiki ja 12 liiki. Õigeks vastuseks aga ma leidsin erinevaid mammuteid, oli 11 liiki. Sellest ei ole mitte midagi, et sinul natukene teistmoodi vastus oli, sest sa pididki ju ise fantaseerima ja mõtlema, nii et õigeid ja valesid vastuseid ei ole, eks ole. Järgmise slaidi juurde. Mida mammutid sõid? Nad olid tegelikult taimetoidulised, sõid rohtu, lehti, puu- ja põõsaoksi ja nad toitusid päevas niimoodi, et nad sõid 200 kilogrammi. Vaata, kui me ühe eelmise slaidi peal rääkisime, et tema üks kihv kaalus 100 kilogrammi, siis mõtle nüüd selle peale ja me ütlesime, et üks suur mees võiks kaaluda 100 kilo, siis 2 meest kokku kaaluks 200 kilo ja vot nii palju koguseliselt pidi siis tema ära sööma. Toitu, et ta kõhu täis saaks. Nii, ja mida teie siis pakkusite? Teie pakkusite, et nad sõid puulehti, heina, keegi pakkus ka kala, liha, taimi, puuoksi ja rohtu. Et kala ja liha nad kahjuks ikkagi ei söönud, sest nad olid taimetoitlased, sest kui vaadata ka nende hammaste ehitust, siis neil ei ole suus selliseid hambaid, millega siis nagu toitu rebida või liha rebida. Et nende kihvadega nad rebida seda ei saanud. Need kihvad olid mõeldud ikkagi nagu võitlemise jaoks ja toidu väljaotsimise jaoks. Ja võidelda tuli neil siis omavahel või siis ka mõne kiskjaga, kes siis neid võis ohustada.
Nii, aga järgmine küsimus oli, mitu tuhat aastat tagasi mammutid elasid? Teie pakkusite, et 10 000, keegi pakkus 1000, 11, siis pakuti 100 000, pakuti 936 aastat ja pakuti 6000 aastat tagasi. Mina leidsin aga sellise informatsiooni, et vanemad teadaolevad mammutid elasid 5 miljonit aastat tagasi ja nad surid välja umbes 10 000 aastat tagasi. Ja põhjuseks, miks nad välja surid, arvati olevat siis toidupuudus, sest vaadake, kui palju nad pidid neid taimi sööma, eks ole. Ja samamoodi nende küttimine, see tähendab, et inimesed hakkasid ju neid küttima selleks, et endale toitu siis saada ja loomulikult siis nendest mammuti nahkadest said nad ju endale ka riideid teha. Nii, lähme edasi. Kas mammutid elasid ka Eesti aladel? Enamus teist arvas, et jah elas. Üks pakkus küll, et ei elanud, aga informatsioon siis selle kohta, kas nad elasid Eesti aladel, on jah, sest on leitud mammutite luid ja hambaid umbes 30 tükki ja neid on leitud siis Kagu-Eestist ja Tallinna lähedalt, samamoodi Pärnumaalt, nii et mõelge selle peale, et siin Pärnumaal kuskil ka on siis mammutid elanud, sest meie ju elame ka sinuga Pärnumaal. Viljandimaalt ja Virumaalt. Nii et nad ikka elasid Eestis ka, aga seda ju tõepoolest ikkagi miljoneid aastaid tagasi. Mida põnevat veel? Mida põnevat veel mina leidsin mammutite kohta ja mida sina võiksid ka veel leida, kui sa lähed internetti ja otsid või vaatad mõnda toredat raamatut, siis mina leidsin sellist informatsiooni, et eluiga, see tähendab, et nii kaua, kui kaua nad siis elasid, oli 60 aastat. Siis neil oli tihe karvastik, et külmas kliimas hakkama saada. Ja nende põhiliseks elupaigaks peetakse siis Aafrikat, Euraasiat ja Põhja-Ameerikat. Ja kui siis oli veel öeldud, et kas nad Eestis ka elasid, siis jaa, tõepoolest neid elas, eks ole, nii Eestis kui mingitel teistel maadel ka, aga nende põhilised elupaigad siis oli Aafrika, Euraasia, meie käimegi tegelikult Euraasia alla ja Põhja-Ameerika. Nii, järgmine slaid näitab meile siis elevanti ja mammutit koos. Et nende piltide suurus on nüüd küll natuke erinev, aga et kui sa nüüd vaatad ja võrdled neid omavahel, siis võrreldes elevandiga on mammutil suurem keha, lühemad jalad ja pikemad kihvad. Ja loomulikult ka karv kate, eks ole, et kuna ta ikkagi enam-vähem nagu jääajal elas, nõnda nimetatud jääajal, kui sa mäletad ka seda jääaja multifilmi, et siis tal oli vaja seda tihedat karvkatet, et sellises karmis kliimas vastu pidada. Aga elevandid ju tänapäeval ei ela kuskil sellisel alal, kus lund sajab ja jää on, nad elavad ikkagi soojades kohtades, näiteks Aafrika elevant Aafrikas, eks ole, et sa saad elevandi kohta ka samamoodi palju informatsiooni leida. Ja mida me siis veel näiteks, kui vaadata neid kahte looma omavahel, siis elevandi kõrvad on tunduvalt suuremad, kui on mammuti kõrvad. Ja kas keegi teab, miks? Minu üks õpilane mitmeid aastaid tagasi tegi sellise väikese uurimustöö, nagu kevadeti ikka tehakse uurimustöid. Ja tema uuris elevanti ja sealt tuli välja, et miks elevandi kõrvad on sellised suured, siis selgus, et see on selle jaoks, et ta saaks oma keha jahutada. Et ta liigutab neid kõrvu ja need on nagu lehvikud talle, et ta lehvitab sellega endale tuult ja loomulikult ajab siis ka tüütuid putukaid eemale. Ja siit võibki järeldada, et elevant tõepoolest elab sellises soojas kliimas, kus on palav ja on vaja seda tuult teha, aga mammutil nii suuri kõrvu ei olnud vaja, sest seal ei olnud soe, vaid oli külm. Kindlasti tuleb veel väga palju huvitavat informatsiooni, kui sa tahad otsida, nii et kui tekkis huvi, mine ja otsi. Nii, järgmise pildi peal on näha teie tööd erinevate vastustega, mis te mulle saatsite ja neid oli tõesti päris huvitav lugeda. Siin ei ole kõigi laste töid, sest kõik te ei jõudnud oma töid mulle veel saata.
Aga need, kes siis saatsid, panin siia slideshow'sse sisse ka teie pildid, mida te mammutite kohta joonistasite. Ja kõik need pildid on üleval ka meie blogis, kus te siis saate samamoodi neid pilte vaadata. Ja need lapsed, kes ei olnud veel jõudnud oma mammutite pilte mulle saata, siis teie pildid panen ma ka kindlasti meie blogisse üles, et näete neid siis sealt. Aga praegu siis vaadake nende laste pilte, kes jõudsid oma pildid ära saata. Nii, siin on siis Brita pilt, Johanna pilt, väga vahva mammuti pojaga, Kaspari pilt, hästi tublilt joonistatud, eks ole, sa vist väga püüdsid. Nii, Kristjani pilt, ka väga vahva pilt mammutist, Mattiase pilt, nii, siin on Merili pilt, siin on Mona Miia teinud pildi, siin on Cedricu pilt, tema mammutiga. Ja nagu ma ütlesin, et mina vist võiks ka ühe pildi joonistada, siis mina joonistasin ka selle õpetuse järgi mammuti pildi. Väga hästi välja ei tulnud, aga selline suurte silmadega tore mammuti poeg on ta siin siis täiesti olemas. No nii, mida me siis teada saime? Selle kokkuvõtte, mida me teada saime, saad sa vaadata oma õpikust lehekülg 51. Ka seal sellise ruudulise paberi peal on siis tehtud kokkuvõte selle kohta, mida me mammuti kohta seada saime. Nii et ole hea, loe see tekst ka veel seal läbi. Ja kui sul tekib mingeid küsimusi, siis ma loodan, et nüüd sa juba tead, kust neid vastuseid leida. Nii. Aga sellega sai meie teine eesti keele tund täna läbi. Ja kui sa ei ole veel matemaatikatunnis olnud, siis kohtume sinuga matemaatikatunnis. Ja teadmiseks veel nii palju, et homme on siis 1. mai ja see on kõigi jaoks vaba päev, siis tunde ei toimu. Aga kui on ilus ilm, veeda aega õues ja naudi päikest ja vaata, milliseid kevade märke sina juba märkad. Et tuleta meelde sellest nädalast, mida me sinuga kevade kohta oleme õppinud ja vaata, kas sina ka seda kõike oled märganud. Ja muidugi kui sul võimalus on, siis äkki saad ka mõne vahva pildi teha mõnest lillest või puhkenud pungast näiteks kasepuu peal. Ja kui võimalus saada mulle, mina riputan nad jälle blogisse üles, et oleks vahva koos kevadet nautida. Aga näeme jälle. Aitäh!